Palun tuua aulasse Eesti Vabariigi ja Tallinna Tehnikaülikooli lipud. Väga austatud värsked Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna lõpetajad, austatud kolleegid, daamid ja härrad, Tehnikaülikoolil on lõikusaeg, ilusam nädal meie aastaringis. Meil lõpetab sel aastal 1300 spetsialisti. Me oleme jõudnud 7. aktuseni, mis on pühendatud Tehnikaülikooli ühe vanema ja auväärsema teaduskonna lõpetamisele. Neid näiteid, kui palju selle teaduskonna lõpetajad on edendanud Eesti majandust ja ettevõtlust, võiks tuua hästi palju. Te teate, et meie ehitustööstus, ehitusmaterjalitööstus, ehitusettevõtlus on väga heal järjel. Selle teaduskonna lõpetajad on loonud Eesti jaoks unikaalseid insenerehitusi, konstruktsioone. Siin on võetud suund uutele arengutele, ehitusteaduskond edendab logistika eriala. Siin on tugevasti arenenud keskkonnatehnoloogiad, materjaliõpetus ja nii edasi. Nii et teie, austatud värsked lõpetajad, astute oma eelkäijate jälgedesse, kes on andnud väljapaistva panuse nii Tehnikaülikooli kui ka kogu Eesti arengusse. Ma avaldan lootust, et te olete saanud siit ülikooli seinte vahelt konkurentsivõimelise hariduse. Ehitusteaduskond on olnud teaduskond, kus latt on alati olnud väga kõrgel. Seda teaduskonda ei ole kunagi olnud lihtne lõpetada. Ja mul on hea meel selle üle, et teiega, lugupeetud lõpetajad, on tänase aulasse kogunenud teie omaksed, teie lähedased inimesed üsna arvukalt. Siia juurde mõelda seda, et see aktuste rida, mis on nüüd meil siin viimase nädala jooksul olnud, on kogunud märksa laiema auditooriumi, sest ka tänasest aktusest on otseülekanne
reaalajas internetti ja kui te siit diplomiga koju lähete, siis te võite ka salvestusest vaadata, kuidas te diplomi kätteandmise hetkel täpselt välja nägite. Ma kuulutan Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna lõpetamisele pühendatud piduliku aktuse avatuks. Austatud daamid ja härrad, lubage teile kõigepealt tutvustada neid kolleege, kes rektoriga koos on teie ees presiidiumi laua taga. Meie hulgas on õppeprorektor professor Jakob Kübarsepp, teadus- ja arendusprorektor professor Peep Sürje, kes on valitud Tehnikaülikooli järgmiseks rektoriks, kes astub ametisse 1. septembril. Meie hulgas on ehitusteaduskonna dekaan professor Karl Õiger, dekanaadi juhataja Rein Plats, õppeprodekaan professor Siim Idnurm, professor Rode Liias, kes alates 1. septembrist käesoleval aastal on teaduskonna uus dekaan. Ja meie hulgas peaks olema ka Tehnikaülikooli üks väljapaistev lõpetaja Toomas Luman, kes on Kaubandus-Tööstuskoja president ja Tehnikaülikooli kuratooriumi juht. Tema saabub meie hulka natukene hiljem ja esineb siin hiljem kõnega. Aktuse kõneks saab sõna professor Karl Õiger. Lugupeetud rektor, lugupeetud lõpetajad, külalised ja kolleegid. Tänasel aktusel saavad ehitusteaduskonna erinevate erialade lõpetajad kätte diplomi ja seekord võib lõpetajate arvuga üldiselt rahule jääda. Diplomit antakse ehituse mitmesuguse erialade lõpetamise nagu ehitustehnika, keskkonnatehnika, transpordiehituse ja ka logistika õppesuuna 4-aastase bakalaureuse õppekavade läbinutele, bakalaureuse kraadi andmise, 4-aastase kavaga erinevate erialade rakendusgeodeesia, kinnisvara haldamise ja ehitusprojekteerimise, diplomiõppe lõpetamise ning vastavalt 4+2 kava kohaselt magistrikraadi omistamise kohta.
kõik kokku 122 lõpetajale. Kui võtta arvesse veel logistika õppesuunal 3-aastase kavaga lõpetanud bakalaureuse, siis tuleb teaduskonnas kogu lõpetajate arvuks 161. Sellel õppeaastal on teaduskonnas kaitsnud ka 2 doktoritööd. Kõikide nende erialade lõpetajad on suures ehitusmajanduses vajalikud. See on, kus töötab ligikaudu 3000 ettevõtet ja praktiliselt iga 10. töötav inimene. Austatud lõpetajad, teie õpiajal on toimunud mitmed suured muudatused õppetegevuse korraldamisel ja teie olete ka teaduskonna lõpetajad Euroopa Liidus olles ja sellest tuleb teha omad järeldused. Nüüd oleme ehitusteaduskonnas alates aastast 2002 kasutusele võtnud niinimetatud bakalaureuse ja magistri integreeritud 5-aastase nominaalajaga õppekavad, nii et lõpetajad saavad kohe magistrikraadi. Kuid selle kava kohaselt lõpetajad hakkavad tulema alles 2007. aasta kevadel. Loodame, et vahepeal ei toimu suuri kapitaalseid muutusi. Tänastel bakalaureuse või diplomiõppe tasemel lõpetajatele aga soovitame ikkagi jätkata õpinguid ja lõpetada magistrikraadi saamisega, et siis edaspidi taotleda Eesti volitatud inseneridiplomit või soovi korral ka euroinseneri diplomit. Nüüd on küll alates käesolevast aastast ja tagasiulatuvalt tunnistatud 4-aastase bakalaureuse tase võrdseks magistritasemega. See tähendab, tal ei ole küll magistridiplomit, kuid ta on võrdsustatud selle tasemega nii, et ta võib taotleda astuda otse doktorantuuri. Kuid loomulikult võidakse doktorantuuri vastuvõtul eelistada 6-aastase kava kohaselt lõpetanud magistreid. Seda poleemikat ja ajakirjanduse kaudu kindlasti kuulnud. Praegu on õpinguid lõpetajate arvu, see on meie produktiivsust mõjutanud mitmesugust asjaolud ja muutused. Üheks negatiivseks asjaoluks viimastel aastatel oli ka see, et mõned üliõpilased jätsid algaastatel ette nähtud nii-öelda fundamentaalsed või rasked, aga olulised üld- või alusained õigel ajal tegemata. See on vahele. Tees need enne lõpetamist, üritades jätkata õpinguid erialaainete osas, mis samas olid raskelt arusaadavad ja lõpptulemus ei olnud see, mida sooviti, põhjustades vahel ka stuudiumi pooleli jäämise. Teate, kui teil on raske probleem ja hästi segane ülesanne, siis ikkagi sellised alusainet nagu matemaatika, füüsika, keemia, mehaanika aitavad aru saada, mille pärast üks asi on just selline, nagu ta on, ja mitte teistmoodi. Ja eriti tähtis on see, et oskaksite ette läbi näha ebameeldivat probleemi ja seda vältida. Selleks oleks neid aineid vaja ja ma arvan niimoodi, et ei ole veel hilja neid veel kord läbi käia. Kuid siit ka moraal edaspidiseks eluks. Kõiki asju tuleb teha järjekindlalt, aste-astelt, algusest peale, ainult siis võib loota edule. Samas tuleb tunnistada, et üsna palju nendest 4-aastastest bakalaureuse üliõpilastest, kes maha said, olid väga tublid ja esitasid päris häid lõputöid. Ka magistritööde tase on võrreldes varasemate aastatega oluliselt paranenud. Lõpetajatele tahakski öelda veel järgmist. Esiteks, et õpingud nii või teisiti teil ei ole veel lõppenud. Õpingud tuleb ikka jätkata, see on vajalik heaks praktiliseks tööks mitmesugustes firmades, et toime tulla teie vastutusrikas töös. Tänapäeva kiiresti arenevas maailmas võib maha jääda juba paari aasta jooksul, kui end pidevalt ei täienda. Sageli küll öeldakse, et ehitus on konservatiivne ala ja siin toimuvad muutused pika aja jooksul.
Kahjuks ei pea see praegu küll kuidagi paika, sest vaadake, mis on toimunud viimase 10-15 aasta jooksul. Maailma moodsaim ehitustehnika on jõudnud ka siia. Ümberringi näeme kergest teraskonstruktsioonis uusi halle, raudbetoonist postplaatsüsteemis paljukorruselisi hotelle ja keskusi, selle hulgas eelpingestatud konstruktsioonid, moodsad puitkonstruktsioonid, fundeerimise kõikvõimalik uus tehnika, moodsad puhastusseadmed ja muud keskkonnaalased rajatised, teedeehituse tehnika, rääkimata lõpmatu hulgast uutest masinatest ja ehitusmaterjalidest. Vanade meistrite teadmistega enam hakkama ei saa. Samuti on oluliselt muutunud projekteerimises kasutatav tehnika. Täielikult on muutunud ehitusnormid. Seejuures tuleb eriti rõhutada ehitamise enneolematut kiirust. Tuleb väga kiiresti asju lahendada. Kõige selle kasutamine vajab aga häid teadmisi. Muide, üks teatav pideva õppimise ala on nii ehk teisiti ka seadusandlus, kus ainult näiteks ehituste projekteerimise alal tegutseva spetsialisti tööd reguleerivad otseselt 100 seadust, määrust ja muud õigusakti, standardid ja normid, kokku tuhandeid lehekülgi ja lõpuks pidevad muutused. Ja loomulikult on tänapäeval eriti vajalik keelteoskus, mis avab noore inimese ees nii Euroopa kui kogu maailma uksed. See selleks. Kahjuks tuleb märkida, et mõnel jäi ehk aega väheseks siinsete õpingute hoolikaks läbimiseks, seoses tööl käimisega ja vajadusega raha teenida, mis küll ühest küljest oli hea, kui töötati omal erialal, kuid teisest küljest vähendas aega heade teoreetiliste teadmiste omandamiseks. Kahjuks mõned jäid sellest rongist hoopis maha, loodame, et kunagi hiljem siiski võtavad käsile ja jõuavad ka lõpuni. Praegu on täiendamiseks ja edasiõppimiseks palju võimalusi nii meie ülikoolis, avatud ülikooli võimalusi kasutades või selle kaudu täiendkoolituse kursuste või seminaride näol, magistrantuuris, doktorantuuris või miks ka mitte välismaal. Nüüd kergendab info saamist internet ja viisid nagu e-õppe, problem-based learning, project-based learning, case-based learning ja nii edasi, aga ikkagi teadmiste saamise, omandamise raske töö tuleb endal ise ära teha. Eelnevale lõpetuseks tahaksin öelda ja uskuda, et siiski saite meie ülikoolist vähemalt piisava vundamendi ja harjumused edaspidiseks õppimiseks. Me loodame, et ka teie, kallid lõpetajad, hoiate kõrgel meie ülikooli lippu. Pidage meeles, et see, mida te teete insenerina, mõjutab meie igapäevast olemist ja käitumist teie poolt loodud kogu tehiskeskkonna kaudu. Ehitaja eriala on huvitav ja mitmekesine, iga objekt on individuaalne, olgu tegemist hoonete, sildade, tornide või kõikvõimalike keskkonnarajatistega. Kuid meie teaduskonna lõpetajate töö on tähtis ja nõuab täpsust. Sellel alal liiguvad suured rahad ja seega ka vead, mida me teeme, lähevad ühiskonnale kalliks maksma. Suurel osal meie lõpetajatel tuleb arvestada ka selle neetut asjaoluga, et maa gravitatsiooni jõud mõjub maakera igas punktis igal ajal, mis kontrollib meie lahenduse ilma pikemata ära. Aga eks riski ja probleeme ole igal elualal. Teiseks tahaksin teile öelda, et meie siin ülikoolis ja ka meie riik, kui ta ei taha maha jääda arenenud riikidest, vajab noori teadlasi ja õppejõude. Praegu saame heal juhul 10 või enama aasta jooksul ülikooli dotsendi või professori järglase või vajaliku tasemega teadusliku uurimise töö tegija või oma ala kõrgetasemelise spetsialisti. Kõikidest eelnimetatutest tunneme täna teravat puudust. Tehnikateadlaste hulk on viimastel aastate jooksul üsna palju vähenenud. Ootame väga, et paljudki teist jätkaks õpinguid
meie ülikoolis doktorikraadi saamiseni ja valivad ka õppejõu või teaduri ameti. Meie käesolevast suures ja väga mitmekesises Tallinna Tehnikaülikoolis, kus on ka teaduse tegemiseks laiad võimalused. Tahaksime väga loota, et ka osa neist, kes jätkavad õpinguid välismaal, tulevad tagasi siia meie alma materisse, kas teadus- või õppetööle. Aga tulge siia alati, ka siis, kui teil on tõsiseid küsimusi oma töös, aitame ikka. Lõpuks tahaksin tänada ka tänaste lõpetajate vanemaid ja teisi sugulasi, kes teid õpingute ajal abistasid, aga samuti ka õppejõude, kes tegelevad selle keeruka, igapäevaselt muutuva ja mõneti tänamatugi tööga. Õnnitlen lõpetajad diplomite kättesaamise puhul, õnne ja jõudu ja edu edaspidiseks ja ilusat jaanipäeva ja head suvepuhkust. Tänan tähelepanu eest. Meie puhkpilliorkester andis nüüd ette diplomide kättesaamise niisuguse rõõmsa rütmi. Ja ma annan sõna nüüd teaduskonna dekanaadi juhatajale härra Rein Platsile, kes loeb ette rektori käskkirja. Tallinna Tehnikaülikooli rektori käskkiri 3. juunist 2005 number 255. Seoses Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppekava täitmisega
Annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi logistika õppesuuna magistrandile Kaidi Katus. Magistritöö teema Vanametalli töötlemiskeskuse asuvalik, juhendaja oli dotsent Ene-Mall Villemi. Annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi logistika õppesuuna magistrandile Karol Kirss. Magistritöö teema jäämurde kontseptsioon Eestile, teaduslik juhendaja dotsent Ene-Mall Villemi. Annan tehnikateaduste magistrikraadi diplomi logistika õppesuuna magistrandile Risto Pihlakas. Magistritöö teema õpik navigatsioon Eesti Mereakadeemia kadettidele, teaduslik juhendaja professor Jüri Laving. Annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi ehitustehnika õppesuuna magistrandile Martti Kiisa. Magistritöö teema ühe pülooniga jalakäijate rippsilla töö eksperimentaalne uurimine, teaduslik juhendaja professor Siim Iidnuru. Annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi ehitustehnika õppesuuna magistrandile Andrei Kukula. Magistritöö teema Kogalõmmis ehitatava 16-korruselise elamu ehitustööde projekt, teaduslik juhendaja dotsent Irene Lill. Annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi ehitustehnika õppesuuna magistrandile Karmo Kõrvek. Magistritöö teema sõlmprobleemid ehituse riigihankel, teaduslik juhendaja professor Roode Liias. Annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi ehitustehnika õppesuuna magistrandile Tarmo Pikkar. Magistritöö teema raudbetoonist komposiitkonstruktsiooni arvutusküsimused, teaduslik juhendaja, erakorraline dotsent Vello Otsma. Meil on siin tekkinud väiksed probleemid järjekorraga, meil ei ole seda diplomit. Seiske teie reaalselt minna saali kohale. Annan tehnikateaduste magistri. Nii, lubate siis jätkata, jah? Annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi ehitustehnika õppesuuna magistrandile Sirle Tammar. Magistritöö teema oli Rannu-Jõesuu maanteesild ja teaduslik juhendaja professor Siim Iidnur.
Annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi transpordiehituse õppesuuna magistrandile Gabriela Konsulim. Magistritöö teema uuringud sadamaehitiste rajamisel, teaduslik juhendaja, erakorraline lektor Vello Kala. Annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi transpordiehituse õppesuuna magistrandile Tarmo Pajumägi. Magistritöö teema Tallinna kergliiklusteede areng, teaduslik juhendaja lektor Tiit Metsvahi. Annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi transpordiehituse õppesuuna magistrandile Veiko Veerpalu. Magistritöö teema Tallinna ida-lääne suunalise kiirtee eelprojekt, teaduslik juhendaja professor Ilmar Pihlak. Annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi keskkonnatehnika õppesuuna magistrandile Olga Ivanova. Magistritöö teema olmeveekäitluse probleemid ja tehnoloogiad Eestis, teaduslik juhendaja dotsent Jaan Karu. Annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi keskkonnatehnika õppesuuna magistrandile Piret Kikas. Magistritöö teema Rae valla asulate veevarustuse ja kanalisatsiooni perspektiivskeem, teaduslik juhendaja dotsent Valdu Suurkask. Annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi keskkonnatehnika õppesuuna magistrandile Margus Korsjukov. Magistritöö teema Eesti veeseaduse täiustamine, teaduslik juhendaja professor Enn Loigu. Annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi keskkonnatehnika õppesuuna magistrandile Mihkel Olt. Magistritöö teema kõrghoonete suitsutõrjesüsteemide analüüs, teaduslik juhendaja professor Teet Andrus Kõiv. Annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi keskkonnatehnika õppesuuna magistrandile Siiri Salin. Magistritöö teema laokompleksi soojustarbimise uurimine, teaduslik juhendaja emeriitprofessor Kaido Hääl. Annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi keskkonnatehnika ja puhtam tootmine õppesuuna magistrandile Meelika Nõmme. Magistritöö teema nõuded ja seadusandlused, mis kehtivad keemilistele ainetele, mida müüakse nii EL kui maa ja teistel turgudel, kemikaalide registreerimine, teaduslik juhendaja professor Rein Munter. Annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi keskkonnatehnika ja puhtam tootmine õppesuuna magistrandile Viktoria Voronova. Magistritöö teema katalüütilise osoonimise kasutamine aromaatsete nitroühendite lagundamiseks, teaduslik juhendaja vanemteadur Marina Trapido. Ja käskkirja on allkirjastanud rektor Andres G. Vallik.
Järgnevana saavad kätte diplomid kiitusega. Kiitusega diplomi kättesaanu saab lisaks diplomile ka Tallinna Tehnikaülikooli tänukirja ja kirjutab oma nime Tehnikaülikooli auraamatusse. Annan tehnikateaduse bakalaureuse kraadi ja diplomi kiitusega ehitustehnika õppesuunas Alla Kolesnitšenko. Kairet Luiga. Siim Rohtla. Logistikaõppesuund Natalja Ovetškina. Kadri Saarma. Annan tehnikateaduste bakalaureuse kraadi ja diplomi ehitustehnika õppesuunas. Maksim Anohhin. Olga Patuhtina. Timo Erik Brauer. Jevgeni Doronin.
Julia Drazdauskaite, Jelena Gagarina, Jelena Grishjuk, Sergei Kuša, Ants Janno, Andrei Jašin, Viktoria Kitsik, Ene Koplikask, Ken Voldemar Lehtpuu, Olga Lomkova, Keit Lumi, Jüri Marist, Lauri Matteus, Ando Pahhel,
Vladimir Petrakov, Anton Rodionov, Anastasia Senkiv, Andres Soov, Natalja Tarakanova, Armi Tähemaa, Raul Varrak, Nadezhda Niželskaja, Lauri Pikkpõld, Rauno Randla, ja Deniss Sõtšov. Keskkonnatehnika õppesuund Liina Allev,
Berit Ingermann, Andrei Malõšev, Jevgeni Pšenitsnõi, Aleksei Seleznev, Julia Seleznjova, Riina Tamm, Taivo Tuulik, ja Uljana Bekis. Transpordiehituse õppesuund Riivo Juhansoo, Guido Karula, Deniss Muraško, Anton Purgin,
Enar Viljamaa, Aleksandr Lipkin, ja Ivar Sova. Tutvustan teile noormeest, kes saab sel aastal teise diplomi. Ta on lõpetanud ka mäetehnika erialal ja ta tuli mulle meelde, et eile ta teeb minu käest esimese diplomi. Logistikaõppesuund Hele Abel, Natalja Aigro, Marina Firsova, Indrek Gailan, Veronika Ilves, Ilona Jermonok, Janar Joona,
Kairi Kalmu, Kristi Kasemets, Mihkel Keinast, Natalja Kotšergina, Helen Käo, Mihhail Kutšer, Martin Lengi, Anu Liigvald, Ave Madar, Aune Nigol, Raini Raal, Madis Raudsepp, Tarvo Saarinen,
Tarmo Saremat, Olari Tammel, Liis Tehver, Jakko Tsäkko, Aiki Valge, Jelena Vertsinskaja, Robert Viira, Zoja Voronova, Olga Šamaranova, ja Margus Pipar. Annan diplomi rakendusgeodeesia erialal Annika Hussar. Kaja Liik.
Erki Mäekivi, Rait Riim, Epp Rohumägi, Ülle Türner, ja Tuuli Viljamaa. Kinnisvara haldamise erialal Jana Arov, Margo Dengo, Maivi Kipper, Merilin Kütt, Merilin Luukas, Helen Metsvaht,
Agnes Räisa, Laura Sillandi, Timo Tammaru, Piret Üts, Siiri Saarmäe, ja Aet Viira. Ehitusprojekteerimise erialal Eve Komp, Katrin Petersoo, Tõnis Raatma, ja Kristi Sibul. Käskkirja on alla kirjutanud rektor Andres Keevallik.
Austatud daamid ja härrad, sõna saab Tehnikaülikooli väljapaistev lõpetaja Toomas Luman, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esimees ja Tehnikaülikooli kuratooriumi esimees. Lugupeetud härra rektor, lugupeetud akadeemiline kollektiiv, austatud lõpetajad, daamid ja härrad. On meeli ülendav olla täna siin kõnepuldis, kui ellu astub järjekordne lend ehitusteaduskonna noori lõpetajaid. See on ka mulle eriti tähelepanuväärne, kuna 23 aastat tagasi, 1980. aastal, istusin ma ise noore toonase Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonna lõpetajana siin saalis. See oli teine aeg, siis oli teine riik ja vaevalt tollastest ehitusteaduskonna lõpetajatest sellel hetkel keegi oskas arvata, et aastate pärast tuleb hetk, kus me siin saalis anname kätte diplomeid lõpetajatele, kelle pea kogu haridustee on kulgenud iseseisvas ja vabas Eesti Vabariigis. Tehnikahariduse tähendust ühegi riigi majandusele on raske üle hinnata. Ei saa ju ilma insenerideta ega tehnikaharidust omavate inimesteta luua mingisugustki lisaväärtust majandustegevuses. Äärmiselt hea meel on tõdeda, et täna lõpetas 121 tudengit ja peale jaanipäeva veel 32. See on kordades rohkem kui alles mõni aasta tagasi, kui siin saalis lõpetas ehitusteaduskonna lõpetajad circa 20. Ei ole ju riigi poliitika midagi muud kui tegelikult majanduses genereeritud lisaväärtuse ringi jagamine maksusüsteemi kaudu. Selle definitsiooni järgi peaks kõigile, ka poliitikutele, olema selge tehnikahariduse vajadus ja ka selle finantseerimise vajadus. Kahjuks meie praegune olukord seda mitte ei näita ja olgugi, et teie õppeajal on siin Tehnikaülikoolis väga palju muutunud, on remonditud olemasolevaid õppehooneid, on ehitatud juurde 2 uut õppehoonet, on ehitatud uusi ühiselamuid, siis sellegipoolest see tase ei rahulda veel täna Eesti tehnikahariduse vajadust. Ja mis võiks olla selle põhjuseks? Küllap see, et Eesti Vabariigi valitsuses on käesoleval hetkel ainult üks Tehnikaülikooli haridusega minister ja parlamendist pea pool on Tartu Ülikooli haridusega. Austatud lõpetajad, aastate pärast saavad paljudest teist arvamust liidrid, ettevõtete juhid, tööandjad. Ja ma kutsuks siinkohal üles teid liituma Tehnikaülikooli vilistlasliikumisega, et üheskoos koondununa seda olukorda muuta. Ei ole ju demokraatlikus riigis võimalik muuta midagi nõndaviisi, et on suudetud ära veenda kas president või peaminister või veel mõni minister. Selleks, et sellised asjad muutuksid, peab muutuma kogu ühiskondlik arvamus. Ma olen veendunud, et paljudest teist saavad tulevikus arvamusliidrid ja siis, kui see on juhtunud, vaatate te tagasi oma karjäärile ja algatuseks arvate, et kõik see, mis te olete saavutanud, on saavutatud sellepärast, et te olete väga andekad. Tegelikult, kui natuke veel vanemaks saate, siis te mõistate, et niisama lihtne see asi pole olnud. See, et te olete seda saavutanud, mida te olete tulevikus saavutanud, põhineb palju sellel, et teid on toetanud teie vanemad, teie haridusteel
Nad on olnud teile eeskujuks ja nad on kindlasti ka olnud üheks mõjutajaks, miks te valisite tehnikahariduse. Aga samuti on selle põhjuseks koolid, mis te olete lõpetanud, ja seega ka Tallinna Tehnikaülikool. Sest siin pakutud haridustase on hea. Olen kohanud paljusid inseneriharidusega pankureid, poliitikuid ja mitmete muude erialade tippjuhte, aga ma ei ole kohanud veel ökonomisti või politoloogia haridusega inseneri. Suundute majandusse ja majanduses efektiivsust mõõdetakse sageli rahaga. Aga lugupeetud lõpetajad, raha ei tohi mingil juhul kujuneda ka selles elus eesmärgiks omaette. Raha on kõigest ainult vahend eneseteostuseks ja eesmärkide saavutamiseks. Kõik, mida saab raha eest, on tegelikult odavalt saadud, sest raha eest ei saa te ei sõprust ega head nime. Te võite kõik oma raha eest saavutatud materiaalsed väärtused kaotada ühel või teisel põhjusel, aga oma haridust te ei kaota, teie hea haridus jääb. Ja sellel haridusel baseerub teie edu ka siis, kui teil vahel elus kehvemini läheb. Ühte asja tahaks teile veel südamele panna, et noores riigis jõuavad paljud noored inimesed kõrgele kohale varakult ja sageli vanemad kolleegid tunduvad teile nende eriarvamuste tõttu pisut stagneerununa ja asjast mitte arusaavatena. Ütlen teile omast kogemusest, tuleb välja, et see päris nii siiski ei ole, sest nende elukogemus maksab ka midagi, kuigi seda võib-olla alguses nii lihtne mõista pole. Austatud lõpetajad, siinkohal tahaks lõpetada oma hea eelkäija Eesti Kaubandus-Tööstuskoja pikaajalise juhatuse esimehe esimesel iseseisvusperioodil härra Joakim Puhki 1938. aastal öeldud sõnadega, mis ta ütles pöördumises Kaubanduskoja liikmetele. Tuleb rühmata, kuni jõutakse kord sihile. Eesmärki ei saavutata ühe aastaga, võitlus kestab, kuni kestab elu. Soovin teile teie inseneriteel õnne ja kordaminekuid. Aitäh!
Sõna saab kiitusega lõpetanu härra Siim Rohtla. Lugupeetav rektor, õppejõud, vanemad ja nooremad. Aktused on olnud üritusteks, kus muude tähtsate toimetuste seas on ikka koht ka tänamisel. Nii tahan minagi tänaste lõpetajate eest tänada. Kui mina olin väike poiss ja mul tuli esimest korda päris üksi paariks päevaks koju jääda, jättis isa mulle laua peale kirjakese. Siim, ära tee midagi sellist, mille kohta sa arvad, et mina nii ei teeks. Isa. No julge ja enesekindel mees, see minu isa. Ja kiri on mul siiani meeles. Lapsevanem pole kerge olla. Kasvajat lapsukest on vaja pidevalt õigel kursil hoida. Ja siin me lapsukesed nüüd oleme. Aitäh, kallid lapsevanemad, meid kasvatamast. Kuid tänada tahame ka lugupeetud õppejõude. Teiegi amet pole kergete killast. Tudengeid usinusele ärgitada on ju ise üks paras pähkel pureda. Aga nüüd, kus see tehtud, peate olema valmis ka alla kirjutama nähtamatule kirjale. Tee nii, nagu ma sulle õpetasin. Praegusel kiirel ja areneval ajal on see päris suur vastutus ja julgustükk. Suur tänu meid õpetamast. Aga ärge meie pärast väga ka kartke, küll me hakkama saame. Meenutagem seda talumeest, kes oma kena ja viljaka põllu peenral arutles ja et sellist saaki saada, tuleb kõvasti Jumalat paluda. Aga seda sõnnikut peab ka ikka panema. Nõndagi meie oleme aru saanud, et õppida tuleb kõvasti, aga siin peab endal ka ikka midagi olema. Ja ega seegi pole iseenesest tulnud. Tänaks ka lõpetajaid tehtud töö eest ja näiteks selle eest, et nad olemas on. Vaat nüüd on kõik läbi tänatud. Võib ürituse ja eluga edasi minna. Aitäh!
austatud värsked lõpetajad, daamid ja härrad, meie aktus on jõudnud lõpule. Tervitan veel omalt poolt kõiki värskeid lõpetajaid ja avaldan veel kord veendumust, et te olete saanud Tehnikaülikooli konkurentsivõimelise hariduse, mitte ainult Eesti Vabariigi mõttes, vaid laiemalt. See on vundament, millele te saate kindlalt rajada oma tulevikku. Ma tahan tänada omalt poolt ka kõiki lapsevanemaid, omakseid, kes on siin saalis ja väljapool saali, kes on andnud suure panuse selleks, et need noored inimesed on täna Tallinna Tehnikaülikooli lõpetanud. Päris lõpuks ma tahaks tänada meie puhkpilliorkestrit Reet Braueri juhatusel, kes kaunistas meie aktust ja viimase lauluga Kaudeaamu sigituur ehk eesti keeles Olgem rõõmsad andis teile hea impulsi siit saalist välja minna suvesse, jaanipäeva ja siis edasi tööle. Aktus on lõppenud.